tere, et Valguse kanal, Marge YouTube kanali vaataja, kuulaja, tellija ja kõikidele liitunutele olen väga tänulik nende toetuse eest. Seekord on siis juunikuu sõnum ja kuni sügiseni arvatavasti ja vaatan, kas ma sügisel jätkan nädala sõnumitega, aga esialgu tuleb siis kuu sõnumid. Oleme siis sellises ajas, kus juunikuu on saabunud ja lõppes siis eile maikuu, mis oli väga eriline. Ta algas täiskuuga, lõppes täiskuuga, mis siis tõi sellise võimaluse maailma, et teadlikkuse muutumised olid väga kiired, emotsionaalne transformatsioonid emotsioonides, varjatud asjad võisid esile tulla ja kõik, mis sind elus enam ei teeninud, võis saada siis sellise kulminatsiooni. Mingid vanad olukorrad võisid jõuda siis sellisesse kohta, kus sa pidid siis tegema otsuse, kas jätkata või mitte või millise seisukoha nendes võtta, kas on sellel tulevikku või mitte. Ja valikuid võisid teha ka suhete tasandil või siis ka enda tervislikus asjaoludes. Ehk siis täielik muutuste ja kõige selle, mis vajas muutust, ka transformatsioonikuu. Nii et maikuu pani aluse sellele sinu reaalsuse siis muutumise võimalikkusele, et kõik, mis vabastada vajas või uskumusi vajasid muuta, kõik tuli pinnale ja nõudis sinult siis asjadele siis tõsiselt ja tõeliselt otsa vaadata ja võtta siis seisukoha. Ja selle jaoks oli väga palju võtteid, enda teadvustamisi, vabastamisi, hingamisi praktikatena ja ka siis afirmatsioonide ja uute teadvustamiste siis kasutusele võtmistena. Ehk siis, kui sa usaldad, mis sinuni tuleb, siis annad sa võimaluse universumil sind aidata ja ütleme kõrgemasse teadlikkusesse siis tõsta. Ehk siis ma ei tahagi öelda sagedusse, sellest on ka väga palju viimasel ajal räägitud, sagedust kui sellist ja tegelikkuses justkui pole, on tihedus, milles me elame ja meil on võimalus tõusta selles tiheduses kõrgemasse vibratsiooni, lubada kõrgematel siis tiheduste tasanditel sinu maa tasandi reaalsusesse laskuda ja muuta kogu sinu olemust. Juunikuu tuleb siis võimas kuu, nagu juba rääkisin, milliseid protsesse maikuu alustas ja juuni aitab siis planeedile, kogu maakera inimestele ja kogu loodule suuri vibratsioonilisi tõuse, nihkeid vanast kõrgemasse ja uude. Ja see soosib ka igasuguseid tervenemisprotsesse, olgu ta siis olukorrad või sinu sisemus või tervis ja teadvuse avardumist ja avanemist uutele võimalustele, sinu südame avanemist, iseenda armastuse avanemist, mis annab siis võimaluse sinu ellu tulla just sellel, mida sa enda ellu tegelikult soovid. Et paljud inimhinged võivadki tunda, et miski neis sisemuses sügavalt nihkub hoopis teisele tasandile. Emotsionaalsed struktuurid, piiravad uskumused, korduvad mustrid võivad hakata jõudu kaotama ja esile võib hakata tulema siis uued teadlikkused, selge pilt mingist asjast või sellest, mida sa oma elus tahad ja kuhu
suunad oma tähelepanu ja liigud oma elu asjaoludes. Nii et juunikuus tuleb sul sügavalt usaldama rohkem eluvoolu, mitte punnitama, mitte kiirustama, vaid olla kulgemises ja olla usalduses, mitte kontrollida kõike. Sa ei pea kõike mõistusega aru saama, vaid usaldad, oled hetkes, tead, et need asjad on niimoodi. Ehk siis see on võimas teadvuse hüpe, kus sa hakkad olema iseenda elu looja. Ja et sellisesse uuendusse kaasa minna võivad siis sinu elus esile tulla veel vanad lahti laskmata asjad, aga mitte selle jaoks, et sa läbi nende kannataksid, vaid et sa teadvustaksid neid, mõistaksid neid, et suuta edasi liikuda, ära oma teadusega kogeda neid ja saada nende nii-öelda klammerdumisest sinu külge vabaks. Ehk siis nagu ankrud enda küljest ära, et liikuda uuega kaasa. Sul võivad intuitiivsed teadvustamised, alateadus, sisemine taipamine, hakkad võib-olla nägema märke, paljud kindlasti on juba pikemat aega numbrilisi märke näinud või siis muid märke, mis annavad sulle siis sellise juhtedee ja teadmise, et sa oled õigel teel või kuhu liikuda. Nii et kui maa tõuseb sageduses ehk tiheduses, siis ka inimene peab sellega kaasa minema ja see võib tekitada sinus hirmu, kui mingisugused asjaolud muutuvad ja sa ei tunneta enda jalgade all seda kindlat pinnast ja sa võid hakata siis ennast ebakindlalt tundma ja see võib tekitada siis ärevust, hirmu, aga suunates oma tähelepanu enda sisemusse ja sellele, mida sa tahad ja sellele, mis on sinu jaoks siis iseenda armastamine, siis suudad sa lahti lasta ka nendest üles kerkinud nii-öelda ebakõladest ja liikuda uude kaasa. Nii et see võib olla lihtsalt selline vanaviisi enam ei oska ka uut või suuda, aga uut moodi veel ei oska. Ehk siis, kui sinu teadvus avardub, siis sa suudad lahti lasta nendest ankrutest ja liikuda edasi uuega kaasa ilma siis emotsionaalsete madalseisudeta. Aga armasta ennast ja luba endal olla selline, nagu oled. Luba endal vahepeal olla masenduses või ka ärevuses, siis tea, et need lihtsalt universumi poolt transformeeritakse ära, kuna sina sisemuses oma hinges oled otsustanud uude liikuda. Ehk siis sellest ongi hea, kui sa tead, mida sa tegelikult tahad ja kui sa ei tea, mida sa tahad, siis sa saad esitada universumile sellise taotluse, et sulle antakse, tuuakse esile, näidatakse just seda, kuhu sul on vaja liikuda. Sa ei pea punnitama, sa ei pea pingutama ega ennast siis nuhtlema selle eest, et sa hetkel ei ole teadlikkuses. Nii et ole järjepidev, ole kindel oma otsustes, valikutes ja eelkõige siis iseenda armastamises, selles, et sa oled väärtuslik. See kuu soosib seda enesearmastust, emotsioonidest taastumist ja eneseusu saavutamist, et sina oled kõige tähtsam. Nii et mida kõik rohkem oled sa iseenda suhtes aus, seda rohkem või siis jõudsamalt suudad sa siis saavutada seda, kes sa tegelikult oled, mis sa tegelikult oled, kuhu sa liikuda tegelikkuses soovid. Nii et ära kiirusta. Juuni soosib seda, et ta annab sulle ise märke. Sa ei pea olema täiuslik, vaid sul
tuleb lihtsalt õppida teadvustama, kes sa oled, kuhu sa tahad liikuda ja et sa armastad iseennast, armastad oma elu ja teadvustama, et ka universum tegelikult armastab sind ja sa oled väärtuslik ja väga tähtis. Nii et usalda seda protsessi, austa iseennast, armasta ennast, tea seda teed, kuhu sa liikuda tahad ja luba endal olla. Ja selle kuu 3 kaarti on mul siin valmis võetud juba. Ja esimene sõnum universumilt on see, et kui sa lahti lased möödunust, siis avad väravad uue ja värske voolamisele. Taotled, mul on elus aina rohkem imelisi kogemusi. Just kui alles tegelikult lahti rääkisin ka selle kaardi ja liikuda uuega kaasa, anda vabaks kõik, mis on ankrutena ja afirmeerida selliseid taotlusi, mis annavad sulle sisetunde ja suutlikkuse siis olla hetkes. Ja toetav kaart on see, et olen allumatu manipulatsioonidele ja puutumatu madalasageduslikule. Häälestan end igal hommikul uuele elule rõõmus, rahus ja terve olemises. Sinu sisemine häälestus loob selle, milline su elu on. Ka sellest just tegelikult jõudsin rääkida ja väga huvitav on see, et ma ei teadnud tegelikult, mida need kaardid räägivad, aga eelnev jutt tegelikult tuli lahti seletus juba nendele kaarditele. Et tihtipeale on selline kogemine meil, et midagi enne kui me loeme või kuuleme, me juba teame seda või juba tuleb info selle kohta. Ja abistav kaart, mis aitab seda eelmist, nende 2 esimese kaardi sõnumit siis luua, elan igal hetkel hetketeadlikkuses, otsustan olla püsivalt terve ja heaolus, elunimeline. Ehk siis sinu sisemine otsus, häälestus, millele sa tähelepanu pöörad, mida sa oma ellu otsustad, et sa siis tahad ja oled väärt, see hakkab voolama sinu ellu, sest sina niimoodi otsustad. Ja juunikuus on see eriti oluline, sest ta soosib seda enesearmastust, eluarmastust, voolamist elus ja kõiges selles, mida sa siis oma sisemise pagasiga enda ellu siis lubad ja lood. Nüüd ma tänan kõiki vaatajaid ja hetkel siis tuleb järgmine kaardite valimine juba siis juulikuu alguses ja pool aastat on möödas, hakkab uus poolaasta uute suundadega, uute teadvustamistega ja see pool aastat on loonud siis sellise fundamentaalse alustala selle järgmisele poolaastale ja ühtlasi ka sellele, mis on nagu siis tegelikult viljade noppimine. Esimene pool aastat oli loomine, et siis juunikuu on veel nagu hiilepunkti panek selle loomises, mida sa hakkad kogema siis järgnevas pooles aastas ja läbi selle siis järgmisel 2027 aastal. Selline oli siis juunikuu sõnum sulle ja tänan, et vaatad, tänan, et oled ja järgmise kohtumiseni.